olen Allike Oidekivi, olen sündinud ja kasvanud Muhus, Muhu saarel ja Muhu saare käsitööga väga lähedalt olnud seotud. Teki tikkimise jaoks on vaja kas päris telgedel kootud villast kangast või poest ostetud. Värv peaks olema tumedam, tänapäeval enamasti mustal põhjal, aga on tehtud ka lillale, tumepunasele, tumerohelisele põhjale tekke. Selle jaoks on siis oluline, et kile kinnitataks vähemalt 4 nurgast, et fikseerida ära see, et ta ei nihkuks ja permanentse viltpliiatsiga siis joonistatakse üle mustri piirjooned võimalikult täpselt. Kile pealt saab šablooni jaoks mustri võtta maha nii, et kasutada valguslauda või ka akna pealt. See on siis nüüd muster, mida ma tahan kanda teki vastasnurka. Kile võib panna kinni nõeltega. Kilet ennast meil mustri jaoks nüüd muidu vaja ei lähe, kui et oleks fikseeritud see paigutus, kus mustri üksikud motiivid asetsevad. Nüüd mul on siin juba šabloonid olemas. Ma saan sättida vastavalt mustrile joonistatud kujunditele need šabloonid sinna nendele kohtadele, kuhu ma tahaksin joonistada. Nii, praegu panin siia nüüd 2 ja nüüd neid paigal hoides ma lihtsalt tõstan kile siit eest ära ja mul on olemas need kohad. Me paneme šabloonid nõeltega kinni. Ja valged pliiatsid kasutades joonistame mustri piirjooned kangale. Kui on võimalik, siis võib ka niimoodi täiesti lihtsalt vaba käega tekitada siia nüüd need motiivisisesed jooned, mille järgi tikkima hakata. Praegusel juhul ma kandsin siin asetsevad lilled, 2 tükki, vastasnurka siia. Ma tahaksin kõiki tikkijaid julgustada, et nagu looduses ei ole 2 täpselt ühtesugust õit. Nii ei maksa ka ennast eriti piirata sellega, et need ülekantavad mustrid peaksid olema täpselt 1 ühele samasugused. Kui nüüd muster on kangale kantud, ilusasti piirjooned on olemas, siis tikkimise jaoks on hea, kui on olemas tikkimisrõngas, kuhu peale saab pingutada ja võibki tikkima hakata. Kasutame suure silmaga jämedat nõela, tikime 2-kordse villase lõngaga ja proovime toone kasutada nii, et ühe õie juures oleks vähemalt 3 erinevat tooni kasutusel. Siin on õie osa ja siin on tupplehtede osa, siis õie osa me teeme roosa ja ülemise osa siit valime pärast rohelised lõngad. Tikkimise suund on diagonaalne. Kellel nüüd on tunne, et ta ei suuda seda suunda tikkimise ajal korralikult pidada, võib omale siia ette joonistada selle motiivi sisse pliiatsiga jäljed, et oleks lihtsam jälgida tikkimise ajal suunda. Tikitakse madalpistes ja nii, et käsi on kogu aeg kanga peal. Nõelaga haaratakse pisikene osa ühelt ja teiselt poolt motiivi servast kangast ja nii, et kanga pahemale poole jääb pärast ainult pisikene täpirida. Kui nüüd lõng otsa saab, siis lihtsalt viimase pistega põimitakse lõnga ots varem tehtud tikandi alla ja tõmmatakse piste teistega ühe pikkuseks ja lõigatakse lõnga ots ära. Uue lõngaga tikkimist alustades põimin ma uuesti lõnga kangasse ja jätkan sealt, kust enne pooleli jäi. Lõnga lõppemisel teeme viimase piste kohani, kuhu ta minema peab ja põimime lihtsalt lõnga otsa tikandi alla. Ja sellega peidame lõnga otsa ära ja eraldi sõlme pole jälle teha vaja. Tikkimise jaoks võetav lõng ei pea olema pikk, piisab täitsa 40 centimeetrist. Lõnga paneme nõela taha ühekordselt
ja lõnga otsa jälle sõlme ei tee, vaid põimime lõnga kangasse. Lehtede tikkimise juures võib kasutada ka vähemalt 2 erinevat tooni. Kui on suuremad lehed, siis isegi rohkemaid. Selle kaare juures kipuvad nüüd jääma need pistevahed natukese liiga pikad, nii et siia me pistame pärast siis vahele. Et sellest ei maksa ennast esialgu häirida lasta, et kui me oleme jõudnud motiivi tikkimisega lõpuni, siis on võimalik hinnata, et kui mõnes kohas on piste liiga hõredaks jäänud justkui, siis tuleme lihtsalt siia, astume tagasi ühe võrra ja täidame siit keskelt ka selle osa ära. Varre tikkimise jaoks me tõmbame selle sama valge pliiatsiga jälle joone ja tikime varre tooni võrra tumedama rohelisega. Varre tikime varspistes. See tähendab seda, et lõnga otsa ma saan kinnitada siia lehe tikandi alla ilusti ja varspisted tikitakse lühikeste kuni 0,5 sentimeetri pikkuste pistetega nii, et nõel läheb kangasse ja tuleb poole peal tagasi, et astud justkui 0,5 sentimeetrit edasi ja nõel tuleb välja uuesti eelmise piste sisseminemise kohal. Kui tikand on valmis, siis ma soovitan võtta äädika veesse kastetud niiske lapp, kuum triikraud ja pahemalt poolt tikand aurutada ära. Aurutamine avab villase lõnga kiud ja kui enne tundus, et kuskilt on mõni koht liiga vähe täidetud või hõre, et sellise viimistlusega tikand lihtsalt paisub ja täidab ära ka need kohad, mis enne tundusid, et jäävad lihtsalt liiga hõredaks. Kes soovib veel Muhu tikandiga tuttavaks saada või lähemalt ise kätt proovida, võib tulla Muhu saarele.